Aga ma selle valitsussektori võlakoormuse teemale siiski tähelepanu veel juhiks, et kahetsusväärselt on jah, meie online-meedias ka juba olnud artiklid sellest, kuidas üks teadlane arvab, et riigi stabiliseerimisfond on ilmselt praegu juba tühjaks saanud, et oli vaja täita Maastrichti kriteeriumid ja siis kulutati kõik raha reservidest ära. Koguni nii oli või? No nii oligi, jah, no ütleme, et rumal jutt. Aga nagu ka valitsus täna sai siis rahandusministrilt ülevaate ja rahandusminister teile kinnitas, võin ka mina kinnitada, et stabiliseerimise reservis on meil kroonides, rehkendame siis 31. detsembri seisuga ikkagi veel kroonides. 5 miljardit krooni, aasta tagasi oli 4,7 miljardit krooni, sinna on tehtud täiendavad sissemakseid ja on saadud ka intressitulu. Lisaks stabiliseerimisreservile valitsussektori reservidesse kuulub ka kassareserv. Minu mälu järgi möödunud aasta lõpus, 31. detsembril, oli kassareservis vahendeid 10,7 miljardit krooni. Valitsussektori reservi kuuluvad ka töötukassa ja haigekassa reservid. Nendes reservides aastavahetuse seisuga oli vastavalt, no ütlen ümardatult, 3,2 ja 3,1 miljardit krooni. Juurde tuleb lisada veel kohalike omavalitsuste reserv ja kohalikel omavalitsuse summa summarum oli reservides 1,39 miljardit krooni, aga võib-olla ma selle sajandikuga eksin. Ütleme, et 1,4 miljardit krooni. Et kui need kokku liita, siis me saame üle 23,5 miljardit krooni, aga seda ei maksa nüüd võtta nüüd puhta kullana, et sinna juurde võib tulla näiteks Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi kasvanud reservide maht, seal peaks ka 200 miljonit krooni reservid kasvanud olema, aga sealt võib üksjagu maha minna, sellepärast et riigikassa likviidsete vahendite hulgas, eks kassa reservis võivad olla kirjendatud ka näiteks osad haigekassa vahendid ja võib olla mingi kattuvus. Et ma ei ole praegu valmis ütlema, et kui suured need valitsussektori reservid 31. detsembriga seisuga olid, aga no kindel on see, et üle 20 miljardi krooni olid nad kindlasti. Ja kui me teame, et valitsussektori võlakoormus on suurusjärgus 15 miljardit krooni aastavahetuse seisuga, no et siis jah, 5 miljardit on endiselt reservides vahendeid rohkem, kui meil on võlgu ja kellelgi pole põhjus öelda, et ilmselt on neil juba stabiliseerimisreserv tühjaks saanud või et neil reservides vahendeid üleüldse ei ole. Vahendeid reservides on. Eesti on selles mõttes tõepoolest erandlik riik Euroopa Liidus, et meil on endiselt valitsussektori reservides vahendeid rohkem, kui meil on valitsussektori võlakoormust. Meil on reservides suurusjärgus 10% sisemajanduse koguproduktist ja meil on valitsussektori võlakoormus ei tea palju täpselt, 7,2 oli ülemöödunud aastavahetuse seisuga.